Armu ja rahu teile meie issandalt ja õnnistegijalt Jeesuselt Kristuselt. Siin olles ja jumalateenistuse olles oli palvevaikus ja patutunnistusvaikus, aga siiski õuest kostis selline rõõmus muusika, diskomuusika ka siia Jumala kotta ja mõtlesin, et niimoodi väliselt ja päevasel ajal me tunneme ja vaatame, et selline rõõmus elu käib, linnapäevad ja kuidagi on selline rõõmus peomeeleolu lausa. Ja ometi inimelus see kontrast mõnikord ka sunnib mõtlema natukene teist ja ma kuidagi kõhklen ja mõtlen just sellepärast, et ma mõtlen, et kuidas seda täpselt kirjeldada, sest eile mõeldes sellele jutlusele keset ööd vaatasin aknast välja ja nägin pealt juhtumit, kus siis 2 noort meest aitasid kolmandat, kes oli väga sügavas valus siinsamas keset kõike seda peomeeleolu. Ja too kolmas, kes oli väga sügavas valus ja sügavas sellises, ma ütleksin, mingisuguses uimastiste seisundis, oli üritanud, ja ma jõudsin ise ka näha seda, üritas lõigata endal veenid lahti, tal oli suur nuga käes ja kõndis seal muru peal ja üritas ennast vigastada. Õnneks need 2 noort läksid talle appi, võtsid noa tema käest ära ja sundisid ta maha rahunema. Varsti saabus ka politsei ja viis ta siis rahunema edasi. Ja ma korraga tundsin, et seda nähes kõik mu jutluse mõtted kadusid ära. Ma tundsin, et sõnad, mida ma tahtsin kõnelda või need jutluse sõnad, mis võisid enne seda sündmust tunduda tähenduslikud ja olulised, kuidagi kaotasid selles hetkes kõige oma tähenduse ja mu kuidagi mõtted peas läksid täiesti tühjaks, sest ma tundsin, et kas ma suudan öelda midagi pärast, kui ma olen näinud midagi sellist. Ja ma küsisin enda käest, kus on Jumala riik? Kus on lohutuse vaim? Kus on armastuse vaim? Kus on rahu vaim? Ma rääkisin hiljuti oma õe ja ta abikaasaga usuteemadel ja kuidagi vestluses jõudsime ka selle mõtteni, et mõnikord, olgugi et piibel ja Jumala sõna meie jaoks on väga tähtis, mõnikord ei ole Jumala sõnast abi, sest valu ja kannatuse juures ka targad ja head sõnad ja sealjuures piiblisõnad ei haaku meie hingega ja selles hetkes tunduvad need tühjad ja banaalsed, neil ei ole mingit kokkupuutepunkti meie hinges. Ja sellistel hetkedel, kui me tahame kedagi aidata, on vaikimine vajalik, pigem ligiolu ja tegutsemine olulisem. Ja ma arvan, et Jeesus tundis seda sama, kui ta kuulis oma sõbra Laatsaruse surmast. Ta ei öelnud midagi nutikat selles hetkes, vaid ta lihtsalt nuttis. Kui nelipüha on kiriku sünnipäev, on tähtis, et me mõistame, et kirik ei ole mitte institutsioon, asutus või mingisugune juriidiline isik, vaid eelkõige kogukond, mille loob Jumala armastus. Teie, kes te olete täna siin, te olete kirik, te olete Jumala rahvas, kes on pühas vaimus kutsutud Jumala lapseks, Jumala perekonda. Ja seda armastust, milleks Jumal kutsub meid, me tunneme Jumala sõnas ja loomulikult sakramentides,
aga lisaks ka meie omavahelistes sõnades. Lihtsalt üksteise ligiolus, ilma sõnadeta. Üksteisega elu jagades, üksteist teenides, üksteist aidates. Ja ma loodan ja palvetan, et võib-olla need 2 noort kaitseinglit jäävad kuidagi meelde sellele kannatavale noorele mehele, kui ta mõnikord mõtleb tagasi sellele ööle ja sellele valule. Aga kui Jeesus jättis oma jüngritega hüvasti, ta lubas neile oma rahu, lubas neile lohutaja, aga mitte sel viisil, nagu maailm annab. Meie sisemine rahu, meie lohutus, meie armastus lähtub või tuleneb Jumala tundmisest, mis peab olema lähtekoht kõigele, mida inimene usklikuna teeb. Ja võib-olla lühidalt öeldes seda, et usklikuna olemine et kui me midagi teeme kristlasena, kui me elame kristlasena, siis selle motivaatoriks ei tohi olla mitte preemia soov või mingisugune ähvardus või hirm. Kristlane on kristlane üksnes armastuse pärast, mitte hirmu pärast, mitte karistuse hirmu pärast ja mitte selle pärast, et ta ootab mingisugust taevast preemiat või taevast tasu. Ja see tähendab seda, et kui meie nüüd Helenega läheme missioonitööle, oleme tegelikult kõik Jumala rahvana kutsutud ja saadetud maailma jagama seda, mida me oleme ise saanud kogeda Jumala armust, Jumala lapsena olemisest. Jeesus on öelnud nõnda, inimese suu räägib sellest, millest ta tulvil on ta süda. See tähendab, et meie sõnades peegeldub see, milline suhe meil on Jumalaga. Kuidas me tunneme Jumalat. Ja see tähendab ühtlasi ka seda, et milline on meie Jumala pilt. Ma toon ühe näite. Ma rääkisin hiljuti ühe noore kristlasega, kes ka väga tahtis teha missioonitööd. Ja kelle südame suurim soov oli see, et ta teised inimesed õpiksid tundma Jumalat. Ta töötas ühe organisatsiooni jaoks, kelle eesmärk oli toetada üle maailma evangeliseerimise tööd. Ja ta küsis siis minu arvamust ja meie koguduse töötajate arvamust, et kuidas siis seda missioonitööd paremini teha. Ja me rääkisime talle, et Eestis näiteks ei tööta mingisugused traktaatide jagamised. Kõige parem viis teha missioonitööd on julgustada inimesi ise elama julgelt kristlastena, kus nad on. Et ükski meist ei häbeneks kristlasena olemist. Et usklikuna olemine oleks meile uhkuse ja rõõmu ja armastuse asi. Ja siis tulevad need võimalused, kus me saame palvetada inimeste eest, leida oma sõpruskonnas neid, kellel on sama armastuse igatsus ja ei ole leidnud seda. Julgustada inimesi elama julgelt kristlastena, kus nad on, palvetama ja võib-olla mingi hetk ka, kui tuleb see võimalus rääkima oma sõbrale lugu sellest, kuidas Jumal meid on kutsunud ja puudutanud. Kuidas Jumal meid on armastanud. Ja see on minu hinnangul ainus loomulik viis olla kristlane, mis toetab usklikku ennast kui ka tema mittekristlastest sõpru. Ühe sõnaga mina ütleks niimoodi, et kristlane olla tähendab seda, et olla inimene. Lihtsalt inimene. Inimlik inimene. Too noormees aga leidis, et see viis on liiga aeglane. Ja ta väljendas oma meeleheidet selle osas, et paljud inimesed lähevad tema meelest põrgusse, enne kui nad jõuavad kuulda evangeeliumi. Ja see tema kommentaar, see tema arvamus pani mind tõsiselt mõtlema. Milline võiks olla inimese südames pilt Jumalast selle mõttekäigu taga? Ja ma leian, et mõnikord on ajaloos ja ka tänapäeval olnud nii, et evangeliseerimise ehk siis oma usu jagamise ajendiks on sellisel viisil
moonutatud ettekujutus Jumalast. Hirmuga täidetud ettekujutus Jumalast. Nõnda inimene usub ja mõtleb, et nüüd kogu maailm on Jumala viha all ja meie kristlaste või usklike meeleheitlik ülesanne, võitlus ja kutsumus on kuulutada ja töötada selleks, et tõmmata ära ja päästa võimalikult palju inimesi põrguleekidest ehk Jumala enda karistuse käest. Ja mõnikord mõeldakse lisaks, et kui kristlane ei täida ise oma kuulutuse ülesannet piisavalt kohusetundlikult, saatub tema süüdlaseks ja kannatab Jumala kättemaksu karistuse. Sellises kristluse moonutatud versioonis Jumal ei olegi armastus. Jumal ei olegi maailma päästja, vaid pigem vihane tasuja, kelle kättemaksu eest meie peame kaitsma nii ennast kui ka teisi inimesi. Ja see tähendab seda, et siin maailmas tegelikult Jumal ja inimkond oleksid justkui omavahel sõjas ja Jeesus selles paradigmas on justkui lahutatud vihasest Jumalast ja töötab justkui salaja koos inimestega selleks, et võidelda paha Jumala vastu. Ja ma arvan, et ma ei pea ütlema teile, et see pole üldsegi kristlik viis mõelda Jumalast või usust. Inimese suu räägib sellest, milles süda on tulvil. Kui südames on meeleheidet ja kartust, kuidas on Jumala armastusel temas ruumi? Kas tal on kõrvad kuulda lohutaja häält, püha vaimu häält? Johannes kirjutab väga tabavalt nõnda, armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Seega, kui me mõtleme missioonitööle, kui Jumala kutsumusele ja saatmisele, me mõistame, et selles kutsumuses ei ole kartust või sundlust. Meie vaenlane, kui nii öelda, pole ju Jumal, pole ükski teine inimene, vaid meie vaenlased siin maailmas on surm, kurjus ja kannatus, mille meelevald on Jeesuse ülestõusmisega küll võidetud, aga mille mõju, ehk siis nende surma, kurjuse ja kannatuse mõju kestab, kuni Jeesus tuleb taas ja pühib meie palgeilt iga pisara. Elades Jumala armastusest, me kuulutame ülestõusmise rõõmu oma eluga, isegi kui me seda alati ei mõista. See ongi kiirgus, mida me ei saa varjata, kui see armastus on meis. Ja ma ise mõtlen, et see tuleb nii salaja, nii paljudele meile, kristlastele, see, et me kuidagi salaja natukene kardame, et kui me eksime, siis Jumal satub meie peale vihaseks ja maksab meile kätte, saadab mingisuguse õnnetuse. Kuidagi on nii inimlik mõelda, et kui jään haigeks või saan trahvi autoga sõites, see on nüüd Jumala karistust milleski. Ma oleks pidanud midagi paremini tegema või kuidagi olema hoolsam või võib-olla ma ei aidanud seda inimest või võib-olla ei annetanud piisavalt kirikus raha või võib-olla miski jäi tegemata, võib-olla ei lugenud täna hommikul piiblit, võib-olla ei palvetanud piisavalt pikad, Jumal ju hoiab seda kella, vaatab, et kui palju ja kui kaua me palvetame ja kui me ei palveta piisavalt, siis seal me kardame, et sealt tuleb karistus. Selline mõtlemine tuleb liiga lihtsasti meile, sest tuleb välja, et me ei tunnegi Jumalat armastusena, vaid me natukene kardame. Kardame, et äkki Jumal on selline kättemaksu himulik koletis. Ja ma tahaks, kui mina midagi vaimulikuna hästi teen, on see, et meie kõik Jumala lastena saaksime selle lohutuse ja julgustuse, et me ei kardaks Jumalat. Me austame Jumalat loomulikult, aga me ei kardaks teda, me ei kardaks, et järsku ta keerab oma selja meile. Järsku ta jätab meid maha. Järsku ta polegi enam armastus.
Me võime meenutada Johannese sõnu. Täiuslikus armastuses ei ole kartust. Ja armas kogudus, see on see lohutus, see on see kinnitus, see on see kindlus, milleks Jumal saatis püha vaimu meile. Lõpetan selle Jeesuse sõnadega, mis võiksid jääda muidugi nende Johannese sõnade lisaks meie meelde tänasest pühapäeva jutlusest ja Jumala teenistusest. Jeesus on öelnud nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge siis Jumala armastusse. Selles on armastus, ei mitte selles, et me oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid. Ja teises kohas ütleb, tema on kõigepealt armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal on nõnda meid armastanud, siis oleme ka meie kutsutud armastama üksteist. Aamen.